Tere, armsad inimesed ja tere tulemast Valguse kanalile. Mina olen Kaia-Liisa Reinut ja täna me räägime sellest, mida me peaksime teadma novembri kohta 2020 ja kuidas ennast sellega seoses ette valmistada. Seda me oleme varem rääkinud, et kõik, mida me praegu individuaalsel ja kollektiivsel tasandil läbi elame, on tohutu nihe teadvuses. Ja sisuliselt me peame oma senise teadvuse tükkideks võtma, ümber tegema, muundama, purustama, kui nii võib väljendada. Ja samas kõige raskem on see, et me peame jääma sellesse samasse kohta, kus see purunemine aset leiab. Kas te arvate, et see saab olema lihtne? Ei, kindlasti mitte. See on tõsine väljakutse, sest seda enam me pole seda mitte kunagi inimestena teinud. Ja see saab olema raske, keeruline, aga mitte võimatu. Ja me tõesti teeme selle protsessi läbi igaüks individuaalselt väga unikaalsel ja erilisel viisil. Igal ühel on oma teekond, omad ülesanded, mil viisil, omad asjad, mis on vaja sees läbi käia. Ja ma usun ja ma olen täiesti veendunud, et on päevi, kus me tunneme ennast täiesti okeilt ja on päevi, kus me tunneme ennast ikka väga sitasti. Vabandust selle väljenduse eest, aga paremini seda ma tahtsin öelda, et tõesti tunneme ennast väga halvasti ja et see on okei. See on kõige tähtsam, et teada, et see on okei. Meiega ei ole mitte midagi lahti, meiega ei ole mitte midagi halvasti, me oleme lihtsalt tegemas läbi väga võimsat protsessi. Ja nagu see veel poleks kõik, et oluline on teada, et palju rohkem on veel tulemas. Et see pole veel kõik. Kõlab nagu teleturg minu jaoks, et vaatame, mis sealt veel edasi tuleb. Nii nagu valgusolendid ütlevad, on tulemas veelgi raskemad ajad. Ja ausalt öeldes ma ei tea, kas mõeldakse selle all füüsiliselt raske või emotsionaalselt raske või mõlemit, aga seda meile öeldakse, et see on täiesti normaalne ja täiesti plaanipärane, aga juhtub veel rohkem kui siiani. Kõike. Ja seda, et meie jalgealune saab olema väga ebakindel. Ja see on kõik selleks, et üha rohkem inimesi üles raputada, et nad ärkaks ja et nad näeks läbi selle miraaži ja illusiooni, kus me oleme elanud kolmandas dimensioonis. Sest paraku kui me oleme selles kolmandas dimensioonis sees, see kõik tundub väga reaalne. Kuid vajalik on mõista, et see kõik on illusioon, kuhu me oleme lihtsalt liiga pikalt kinni jäänud. Ja nüüd, kuidas selle asjaga siis toime tulla või kuidas ennast ette valmistada selleks? Selleks ma palun sul mõelda tagasi ajas umbes 9 kuud, kui see kogu väline jama justkui hakkas. Osadel on see kestnud sisemiselt juba palju pikemalt kui 9 kuud, aga võtame tagasi 9 kuud või siis isegi 2 kuud. Ja kirjuta üles endale 3-5 sellist asja või tööriista või praktikat, mida sa oled hakanud selle viimase 9 või siis isegi viimase 2 kuu jooksul kasutama või siis rohkem kasutama kui enne. Sest just need on need asjad, mida sa peaksid novembris regulaarselt kasutama. Ükskõik, kas sul tekib mingis hetkes selline plokk, emotsionaalne plokk või sul tekib ärevus või stress või mure või väga paljudel on tänapäeval veel ohvrimentaliteet, siis kasuta neid tööriistu selleks, et sellest vabaneda. Me peame kasutama seda regulaarselt selleks, et sellest 3D maatriksist me vabaks saaksime. Ja mida me siis novembris veel peame tegema on see, et me peame valima teadlikult selle reaalsuse ja kogemused, mida me tahame tegelikult kogeda. Ja sõltumata sellest, mis väljas toimub, sõltumata sellest, kuidas reaalsus meile praegu veel väliselt nagu ees lahti rullub, et oluline on mõista, et seda kõike saab veel olema rohkem, veel intensiivsemalt, veel hullemalt, aga see kõik on normaalne ja vajalik. Ja küsi endalt seda, et mida sa oled nüüd õppinud viimasel ajal ja mida sa kasutad selleks, et jääda esiteks vabaks
ja sõltumatuks. Ja sest see vabadus ja sõltumatus, et me peame jääma iseenda sees vabaks ja sõltumatuks, nui neljaks, mis iganes juhtub. See on kõige tähtsam, sest siis ei ole meid võimalik ei murda ega painutada. Ja mida me peame mõistma selleks veel ja teadvustama täielikult endale, et meie oleme kõik valgusolendid füüsilises kehas, ka need, kes magavad praegu, ka need, kes ei taha mitte millegist midagi kuulda, me kõik oleme. Ja et me kõik oleme mitmedimensionaalsed olendid, me võime valida vabalt oma reaalsust. Ja meeletada veel seda, et me kõik oleme siin ja praegu hetke, iga praeguse hetke vaatlejad ja et meil kõigil on lubatud valida ja et kõige tähtsam sõnum, mida mina olen teadnud lapsest alates õnneks, et ükskõik, mis meiega juhtub, meiega on alati okei. Ja et me tegelikult oleme alati vabad. Oleme olnud, saame olema ja oleme praegu. See on võib-olla kõige raskem asi praegusel hetkel nagu aru saada, et kõigest nendest piirangute keskel, et me tegelikult oleme vabad ja meil on vaba valik, kuidas me toimime. Võt nii. Ja siin annan nüüd 3 sellist olulist tööriista, mida mina ise võtan kaasa näiteks novembris. Et sina saad enda omad valida, aga mina võtan kaasa esiteks täieliku mõistmise. Täieliku mõistmise esiteks, see mõistmine on mul ammu olnud, aga nüüd ma saan seda praktiseerida pidevalt igal hetkel. Mõista, et mina oman oma vibratsiooni. Mina olen oma vibratsiooni tekitaja ja looja. Ja mõista, et ma olen vaba ja sõltumatu ja iseseisev. Ja et ma mõistan, et ma oman iseenda tõde, seda, mida ma siin Valguse kanalil välja ütlen, et see on minu tõde ja et mul on hääl ja vastutus selle väljendamiseks. Ja et ma mõistan igal hetkel just seda sama, mis ma enne ütlesin, et ma olen vaba olend ja valin ise oma reaalsuse. See oli esiteks. Teiseks, valin kaastunde üheks tööriistaks. Ehk siis õpin ja praktiseerin kaastunnet nii enda kui teiste peal. Ja see nii enda, see on minu jaoks kõige olulisem, et ma enda suhtes oleks kaastundlik, mõistaksin ja siis ma suudan mõista ka teisi. Ja 3. on võib-olla kõige tähtsam tööriist, mida ma olen siis tegelikult juba maikuust alates praktiseerinud, aga nüüd sel kuul novembris pean ma praktiseerima veelgi rohkem. See on enda eest hoolitsemine. Üha enam. Ja ma küsin endalt seda, et mida ma täna peaksin tegema selleks, et praktiseerida enda eest hoolitsemist. Kas ma pean puhkama? Kas ma pean pausi tegema? Kas ma peaksin looduses olema? Kas ma peaksin massaaži minema? Kas ma peaksin spaasse minema? Kas ma peaksin telefoni hoopis välja lülitama ja päev otsa mitte kellegiga suhtlema? Et need on need asjad, mis mina olen valinud selleks, et novembris nende raskete asjadega toime tulla, kuigi nagu ma olen öelnud, et siiamaani viimased asjad ei ole mind väga kõigutanud, aga ma ei tea, mis toimub novembris, nii et ma pean olema ka selleks ettevalmistatud ja mul on need tööriistad, mida ma saan kasutada ja praktiseerida. Ja sinul ma soovitan ka kirjuta ülesse. Esiteks, mis on need asjad, mida sa saad novembris kasutada? Isegi siis, kui meie maapind rapub meie all. Sest neid tööriistu kasutades, kui me oleme ette valmistatud, sõnad lähevad sassi, siis me suudame seista väga kindlalt, sõltumata sellest, mis meie jalge all toimub. Me suudame seista vabalt, me suudame seista turvatundes ja täielikult avatud südamega, sest see on meie sünniõigus. Ja kõik see, mis on siiani olnud, nii nagu ma olen varem ka rääkinud, meid on pidevalt ette valmistatud
kõikide tulevaste siin ja praegu hetkede jaoks. Ja see on alles algus. See, mis on olnud, see on alles algus. Sest hakkab palju rohkem toimuma. Aga samas minu meelest see on nii imeline ja võimas see kogemus ja see, mis praegu toimub, see kogu inimkonna liikumine, kogu inimkonna avanemine, paljude asjade ilmsiks tuleks, see kõik on nii imeline. Ja sina pead siis küsima endalt, et mida sa oled õppinud? Mis on need tööriistad, mida sa oled saanud kasutada regulaarselt siin ja praegu ja mida sa kasutad novembris 2020? Et see oli siis tänane video, tänane informatsioon ja kui see sulle meeldis, siis pane endiselt like ja jaga seda, sest mida rohkem inimesi on, kes seda infot kuulevad, ka jagavad, seda rohkemaid inimesi me saame ise omalt poolt aidata ja see on inimkonna teenimine.